Tere, kallis rahvas, taas on terviseminutite aeg. Ja nagu ikka, siis saate alguses see hoiatus, et ärge jätke oma tervist kunagi kontrollimata, kui te valite ükskõik, mis vahendid enda tervendamiseks valite, olgu see alternatiiv või tava või loodusravi või Hiina meditsiin, neid on palju erinevaid viise, kuidas me saame läheneda endale. Tegelikult kaks asja, ma ütleks, et on hästi olulised alati, et üks asi, kontrollige analüüsidega, kuidas teil läheb, sest alati me ei saa aru kohe. Ja teine asi on loomulikult see, et pöörake tähelepanu asjade vaimsele küljele, sest mitte ükski ravi ei tööta, kui see vaimne pool on paigast ära. Ja ütleme niimoodi, et isegi operatsioon võib siis pigem ebaõnnestuda, kui ei ole lahendatud see konkreetse haiguse vaimne tagapõhi. Vot, aga nüüd siis lähme oma selle järjekorraga edasi. Järgmine teema, mis meil tähestikus tuleb, on kusepõis. Kusepõiest, neid haigusi on seal mitmeid, aga ütleme niimoodi, et kusepõis, kehavedelikud üldse seotud emotsioonidega. Ja siis vastavalt kusepõiega ongi niimoodi, et kui meil on kusepidamatus, siis me ei suuda oma emotsioone kontrollida. Ja kui meil on kusepeetus, ehk et me ei saa nagu, näiteks meestel on see prostata, võib sulgeda selle väljavool. Ühesõnaga, meil millegipärast me ei saa nagu pissimisega hakkama. Siis see tähendab seda, et me surume oma soove ja tahtmisi alla. See on nüüd nagu kõige üldisemalt, eks ju. Ja tegelikult eriti palju ma olen märganud on naisterahvastel, kusjuures siis on põieprobleemid ja on neeruprobleemid. Ja need käivad siis, inimesed või need naised suruvad iseennast nagu naisterahvastena alla. Et huvitaval kombel ei ole niimoodi, et kui ma ennast nüüd naisena nagu ei tunnista, et siis see tähendab seda, et mul tulevad hädad ainult naiste asjadesse, et siis emakas, tupp ja nii edasi see osa. Aga just see emotsioonide pool, see on muidugi naistele nagu hingelähedasem. Ja seetõttu naistel on emotsioonidega nagu kuidagi lähedasem suhe. Ja neerud on ka loomulikult kehast vedeliku väljutamisega seotud. Seetõttu on ka neerud emotsionaalne organ. Ja siis on, aga kuna täna me räägime põiest, siis põiega ongi just see, et me peame vaatama, mis laadi meil see põie probleem on. Kas on seotud nagu liigse väljavooluga, ehk et me ei suuda kontrollida, või on see, et me ei saa pissimisega hakkama ja tähendab seda, et me surume kinni endale selle emotsioonide voolu. Siin on peaaegu iga haiguse puhul on ju meil olnud siin tegelikult palju juttu sellest, kuidas me surume midagi endal alla ja siis see väljendub haigusele, eks ju, see on meil juba peaaegu pähe kulunud siin. Aga nüüd siis jah, tõesti see kehavedelikega seotud asjad on reeglina seotud, kõige rohkem seotud just nende emotsioonidega. Ja siinkohal tulekski nüüd vaadata, et vastavalt, siit tuleb ise see loogiline järeldus, et kui mul on mingisugune pissimise takistus, siis ma põhimõtteliselt pean mõtlema selle peale, mida ma siis nüüd endas maha surun, ja miks ma maha surun. Enamasti on probleem selles, et me kardame, et kui me enda emotsiooni välja näitame, siis meid ei armastata. Ja enamasti me millegipärast tunneme, et meie emotsioon on, mitte ainult, et ei ole mõistetud, aga tihtipeale ta on ka agressiivne. Ta on seotud vihaga. Et see on tegelikult alla surutud viha. Ja me arvame, et seal on tegelikult igasugused emotsioone. Tavaliselt ongi see, et kui me enda viha kardame, siis me surume alla tegelikult kõik emotsioonid. Ja siis juhtub selline asi, et meie emotsionaalne maastik muutub üldse väga lamedaks. Muidu emotsioonid on, eks ju, käivad üles alla seal, nagu need on, mida emotsionaalsem inimene, seda kõrgemate tippudega ja madalamate orgudega. Aga kui me nad alla surume, siis muutub see lainetus selliseks leebeks. Ja me tegelikult ei
koge enam sündmusi nagu täiel rinnal. Noh, siit edasi loomulikult, nagu ma just ütlesin, täiel rinnal, see viitab jälle kopsuprobleemidele, ehk et kui me väga palju alla surume, siis võivad tulla ka kopsuprobleemid. Ja noh, niimoodi on loomulikult terve keha ja omavahel seotud, et ei ole nii, et ainult üks asi on. Ja noh, nagu ma ütlesin, see teine pool on siis see, et me ei suuda kontrollida oma emotsioone. See toimub, ütleme niimoodi. Inimesed asuvad teatud kohas sellises kontiinumis nagu psühhootiline kuni neurootiline. Ehk siis psühhootiline on see, kes on täiesti nagu ise kogu aeg kohal ja kogu aeg elab oma emotsioonides. Ja need on tihtipeale sellised inimesed, kus näiteks kui on olnud väga rasked lapsepõlve kogemused, et nende isiksus kehand ei ole nagu korralikult välja arenenud. Tal ei ole nagu seda konkreetset piiri ümber minu ja maailma vahel. Ja seetõttu kõik, mis maailmas tuleb, ma olen nagu ilma nahata või praktiliselt nii, et nagu, ma olen nagu lahtine haav, kõik läheb mulle hirmsalt korda. Ja siis ma ei suuda neid emotsioone valitseda, sellepärast, et minu tundlikkus on tohutu kõrge, eks ju. Kujutage ise ette, kui te olete sisuliselt ilma nahata, eks ju, nagu lahtine haav, kõnnite ringi, siis iga tuulepuhang käib nagu, ma ei tea, nagu oleks leigiga kõrvetatud, eks ju. Ja vot sellistel inimestel on väga raske oma emotsionaalsust juhtida, sellepärast, et nende stressi level on kogu aeg hästi-hästi kõrge. Ja siis on nii, et nii kui seal tuleb väike mingisugune lisaimpulss, nii see kohe plahvatab, eks ju. Ja siis ongi, põhimõtteliselt siis sellistel inimestel on siis see võib ka väljendada siis näiteks kusepidamatuses, eks ju. Nüüd on küsimus, kusepidamatus on tihti ka väikestel lastel. Ütleme, päris väikestel on ju loomulik, eks ju, inimene alguses pisibki mähkmetesse, eks ju. Aga ütleme, et on näiteks lastel, kes on seal juba 6, 7, 8, 10-aastased ja ei taha sellest välja kasvada. Siis see mingis mõttes, sellest ma olen kunagi rääkinud ka, et siis see mingis mõttes tähendab seda, et see laps näiteks surub päev otsa oma emotsioone alla ja öösel siis vastavalt lõdvestub ja see tuleb kõik välja. Teine asi on ka see, ütleme, et lapsed, kes on väga elavad sisse oma emotsioonidesse, siis nad tegelikult unustavad oma keha ära, nad ei tunneta oma keha. Me oleme, täiskasvanud inimestena, me oleme harjunud, eks ju, et meil on kogu aeg kehatunnetus, me ei lase kogemata püksi. Aga laps, juhtub ju, nad tavaliselt pissivad püksis, kui on päevane püksi pissimine, siis juhtub naerdes, mänguhoos, eks ju. Kui ta on tähelepanu igal pool mujal ja mitte iseendal, ta lihtsalt ei teadvusta oma keha. Ja põhimõtteliselt ta on ka selline, kes ei juhi oma emotsioone, tal kaob see eneseteadvus ära, kui tal emotsioonid peale tulevad. See on üldiselt asi, mis kasvab ajaga välja, sellepärast väga muretsema ei pea, kui see nüüd tõesti läheb väga, ütleme, kui ta juba kooliaega läheb, siis on selles mõttes muidugi halb, eks ju, et kui laps koolis püksi pisib, siis sellest jääb talle teatud märk külge ja seda hakatakse talle nina alla hõõruma kaasõpilaste poolt. Et siis on mõistlik, üks asi kindlasti püüda vaadata ka endas seda, et kas on vanemate puhul on mingisugune emotsioonide probleem, eks ju, kas surutakse alla. Tihtipeale lastel näiteks avaldub see, kui vanemad suruvad alla, siis lastel avaldub kontrollimatusena. See on selline peegeldusteooria, et ta ei avaldu sama pidi nagu. Ja selles mõttes, kui nüüd vanemate probleem avaldub lastel ja tegelikult kuni 7-aastastel lastel on ju tegelikult emaga üks vaimne kehand, võiks öelda nii, et ta ei ole emast eraldunud veel. Et siis peaksid vanemad vaatama, mismoodi neil emotsioonidega on, kas nad suruvad alla, kas on mingi, tõenäoliselt on lapsel, kellel on pissimisega probleeme, tähendab, ta kipub püksi pissima, siis tõenäoliselt
tema emal, võib-olla ka isal, on kalduvus oma emotsioonid väga maha suruda. Ta väga pidurdab ennast ja siis see nii-öelda vastupidisena avaldub lapsel. Nii et nii palju siis kusevõiest. Nüüd järgmine teema on kõhnus. Ja noh, haiglaslik kõhnus, siis kui inimene nagu ei võta kuidagi juurde, ta on ülikõhna kogu aeg. Ja siin on nüüd jälle mitu aspekti, mis võivad olla põhjuseks. Üks asi on see, et kui on inimene nagu normaalselt, noh, ütleme lihtsalt saleda kehaehitusega ei võta, noh, ütleme kergelt kõhnapoolne, siis see tegelikult pigem näitab, et ta laseb elu endast vabalt läbi voolata, et ta ei korja enda sisse midagi. Ja noh, selle üle vaevalt keegi kurdab ka, et noh, et ma näen sale välja ja kõik on hästi. Aga kui ma kipun ikkagi lausa kõrend olema kogu aeg, siis üks variant on see, et inimene tegelikult ei julge olemas olla. Ta nagu salgab ennast maha. Ja see on nüüd üks selline tõsisem enesehinnangu probleem, eks ju, kust see nüüd tuleb, loomulikult selle juured on nagu ikka sellistel asjadel lapsepõlves, eks ju, et ta on harjunud ennast maha suruma. Näiteks võib olla selline skeem, et laps nagu sünnipäraselt on hästi põikpäine või nii-öelda väga tahab ennast kehtestada. Aga siis on tal hirm, et ta teeb oma emale või isale, ühesõnaga, et ta tegelikult, et ta ei saa oma seda põikpäisust või sellist jõulist iseloomu. Ta ei saa välja näidata vanematele, sellepärast, et ta kardab, et ta teeb vanematele liiga. See on niisugune lapselik loogika peas. Ja siis ta õpib ennast alla suruma, nii-öelda sobituma sinna perekonna mustrisse ja tema enda mina tegelikult ei saagi välja kujuneda. Ta jääbki kogu aeg ennast nii-öelda maha salgavaks. Ja sellisel lapsel, siis kui ta täiskasvanu on, siis ta võib olla see, et ta nagu jääbki liiga kõhnaks, et ta mida iganes ta ei võta juurde. Ta nagu ka ei talleta elu endasse, ta püüab elu endast niimoodi läbi lasta, nagu ta ei, ütleme nagu, isegi mitte kõrvalt vaataja, vaid ta paneb silmad kinni ja laseb elu endast läbi lihtsalt, ruttu minema. Et siis ega meie kehakaal on ka ju tegelikult seotud sellega, kui paksult me olla tahame. Ehk et kui suurt keha meie hing vajab selleks, et ära mahtuda. Ja näiteks ülekaalulisus, praegu me räägime küll kõhnust, aga ülekaalulisus tekib sellest, et ma tahan silma paista näiteks. Ma tahan olla tähtsam, kui ma olen, kui ma usun olema. Või ma tahan kaitset enda ja maailma vahele. Et see, kes nüüd kõhna on, tema seda kaitset ei taha. Tal nagu ei olegi lootust üldse, et ta saaks kaitsta. Tema ainus strateegia on võimalikult ise ära kaduda. Et mitte olla viha objekt siis. Või siis ütleme selle maailma kurjuse objekt. Aga see, miks ta arvab, et maailmast kurjus tuleb, on kurjus tema enda sees. Ja see on reeglina selline kaasasündinud kurjus. Miks ma räägin kaasasündinud kurjusest? Et ma ei taha siin loomulikult kedagi nüüd liigitada, et sünnidki sellisena ja midagi teha ei ole, et nii ongi. Et pigem on asi selles, et me ju sünnime mingisugusena, meil on mingid eelmiste elude, nii-öelda, ma ei nimetaks neid karmavõlaks, mulle see võla asi ei meeldi. Aga karmilised õppetunnid küll, et kui me oleme olnud näiteks eelmises elus juba tähtsad, siis me sünnime siia ellu ja me püüame olla väga väikesed. Sest alati käib see pahupidisus. Kõikides nii taassünni tsüklites, kui ka näiteks meie elu piires ühest, ma arvan, et kui te mõtlete oma suhete peale, kui te olete läinud ühest suhtest teise, siis iga järgmine suhe on justkui nagu eelmise pahu pool, nagu vastand, nagu rollid vahetuks kogu aeg. Ja vot samasugune muster on ka elude vahelises liikumises. Ja selle asja mõte on tegelikult selles, et anda meile tunda, mulle kui hingele siis,
anda tunda nagu maailma kahelt poolt korraga. No sellepärast on see, et ma olen ühes elus olema mõrtsukas, järgmises elus olema ohver. Aga ka vastupidi, kui ma olen eelmises elus ohver, olen ma järgmises elus mõrtsukas. No see on hästi loomulikult lihtsustatud skeem siin, aga jah, idee on selles, et ma näeksin sama olukorda alati ühelt ja teiselt poolt. Et ma õpiksin ära, et maailm ei koosne kausaalsetest põhjus-tagajärg suhetest, vaid ta koosneb niinimetatud retsiprooksetest suhetest ehk et vastastikustest. Et kõik on alati kahe poolega. Ja võtta, et nüüd siis see, kes nüüd on ennast maha salgab, see on ilmselt eelmise elus olnud hästi tähtsust täis. Ehk et no tähtsust täis mehed, me teame, stereotüübina on sellised tursked, kõvad, ma ei tea, mis iganes, olgu nad siis poliitikud või suurärimehed või neid alati kujutatakse turskete täissöönutena, ehk nad on ennast ego suureks puhunud. Aga suureks puhutud egoga reeglina kaasneb ka suureks puhutud keha. Või siis, keha puhutakse ka suureks siis, kui mul on hirm olla väike. Vaat see, kes kõhna on, temal ei ole hirm väike olla. Temal on hirm, et kui ta näitab ennast suurena, siis teda rünnatakse. Temal on sedapidi hirm. Tema võib rahulikult väike olla. Ta tahaks olla olematu, pisike. Aga et nii kui ta ennast välja näitab, siis on hirmus. Sellepärast, et siis võib see maailma agressiivsus tema poole pöörduda ja teda märgatakse kui ohtu. Sellepärast, kui ma olen väike ja olematu, siis ma olen ka ohutu. Ja siis mind keegi ei taha mind rünnata, sest milleks mind peaks ründama. Vot, et see oleks siis kõhnusest. Ja me jõuame täna lühidalt rääkida ka sellisest asjast nagu kõhukinnisus. Et kõhukinnisus tekib põhimõtteliselt sellest, et me ei lase lahti asjadest, mida meil enam vaja pole. Eks ta ju, te kujutate ette intuitiivselt, kuidas see, kui ma oma rooja nii-öelda kinni hoian, ei lase enda seest välja. Sest tegelikult ma teen vaimselt sama asja. Mul on elust mingisugused asjad, millele ma peaksin lahti laskma. Ja kui on lapsel, meie lastel on selline probleem, ma tean, mul oli endal vanemal tütrel, mis praegu on juba 15, oli väiksena see probleem, et kohe üldse ei tahtnud nagu kõht läbi käia. Oi, me nägime vaeva temaga. Ja vot seal oli ka, nii mul kui naisel olid omad asjad, millest me kramplikult kinni hoidsime, ei osanud lahti lasta. Hiljem olen ma sellest loomulikult aru saanud. Aga kui teil on selline probleem praegu, et lapsel on kõhukinnisus või teil endal, et kõht ei käi läbi, siis mõelge selle peale, mida te elus kinni hoiate, sellist, mida te tegelikult peaksite lahti laskma. See võib olla väga erinev asi, see võib olla konkreetne situatsioon, näiteks võib-olla eelmine suhtepartner näiteks, kellest te vaimselt ei lase lahti. Aga see võib olla ka mingi teie enda sisemine hirm näiteks, mida te lihtsalt ei julge lahti lasta ja mis tegelikult ammu mürgitab teie elu juba. Ja vaat kõhukinnisus siis annab märku, et meil on mingi koorem, mida me tegelikult ei peaks enam kaasas kandma. Ehk et kui meil on see läbi tehtud, see õppetund, siis tuleb see minna lasta, tuleb vabastada, tuleb ennast nii vaimselt kui füüsiliselt siis seest ära puhastada, eks ju, et teatud mõttes teha nii-öelda vaimne klistiir endale, et lasta kõik see välja, mis seal sees on. Et seda tegelikult, seda kinni hoidmist ja vanasse klammerdumist on hästi palju, ütleme niimoodi, et psüühika tegelikult on sama inertne nagu keha. Ehk et keha hoiab ka kinni oma sellest olukorrast, milles ta praegu on. Ehk seda nimetatakse homostaasiks, ehk ma püüan säilitada seda seisundit, kus ma hetkel olen. Ja see homostaas on nii kehal kui psüühikal. Ja sellepärast igasugused seisundi muutused tegelikult nõuavad mingisuguse energiabarjääri ületamist. Ja seda me ei taha vabatahtlikult teha. Sellepärast tavaliselt elu lükkab meile ette mingisuguseid sündmusi, mis nii-öelda hirmutavad meid järgmisesse seisundisse. Kui mingi asi meid ei tõuka, siis me jäämegi sinna, kus me oleme ja saame olema rahulikult seal. Aga jah, et selle peale siis mõelge, et mida te kinni hoiate, miks te kinni hoiate. Ja siis läheb ka kõht korda. Aga tänaseks on meie saade seal ilusti läbi.
Teiega oli kena siin olla, kirjutage ikka sellele meiliaadressile, ma vastan teile kindlasti. Ja teiega kohtume nädala pärast jälle. Võib-olla tuleb isegi vahepeal üks erisaade, ma teen siin koroonaviirusest ka. Seal mul on nüüd vahepeal tekkinud mingisuguseid vaimseid taipamisi jällegi, keda see üldse ohustab ja mida inimene peaks mõtlema, et vältida koroonasse haigestumist. Aga sellest siis juba koroona erisaates. Teiega jätan tänaseks hüvasti ja nädala pärast kohtume jälle. Kõike head ja nägemist. Tšau, tšau.